sa arvad, et kord tuleb aeg. Aga aeg ainult läheb. See mõte peidab endas sügavat tõde, mis kutsub meid üles vaatlema elu ja aja olemust. Sageli elame oma elu ootuses, et kord tuleb aeg. Aeg, mil kõik on täiuslik, mil unistused saavad teoks ja mil tunneme end rahulolevana. Ootame ideaalset hetke, sobivat võimalust, õiget aega, et midagi ette võtta. Kuid tõde on see, et aeg ei seisa paigal. Aeg ainult läheb. See kutsub meid üles mõistma, et ideaalne hetk ei pruugi kunagi saabuda. Kui me jääme ootama täiuslikke tingimusi, võime jäädagi paigale ja lasta elu mööda ilma, et oleksime kasutanud oma hetki, mis on juba käes. Aeg ei peatu. See on pidevalt liikuv, nagu voolav jõgi, mis kannab meid edasi. Meil tuleb endalt küsida, kas me elame tõeliselt praeguses hetkes või oleme haaratud ootustest ja lootustest, et kord tuleb aeg. See mõte tuletab meile meelde, et tegutsemine on igas hetkes oluline. Kui me tunnistame, et aeg ainult läheb, saame aru, kui oluline on kasutada just seda praegust hetke, mis meil nüüd on. Pole olemas ideaalset aega. On ainult praegune hetk, mis ootab, et me võtaksime sellest maksimumi. Tegutsemine siin ja praegu annab meile võimaluse kasvada, õppida ja liikuda lähemale oma unistustele. Samal ajal tuletab see mõte meile ka meelde elu ajutisust. Elu on piiratud ja iga hetk on hindamatu. Kui me raiskame seda aega oodates ja lootes, et kord tuleb see õige aeg, võime jääda ilma võimalustest kogeda elu täielikult. See teadmine annab meile tõuke väärtustada iga päeva, iga hetke ja iga võimalust, mis meile antakse. See mõte kutsub meid üles olema julged. Ootamine võib tunduda mugav. See vabastab meid otsuste ja vastutuse koormast. Kuid otsustamata jätmine on ka otsus. Ja tegutsemine nõuab julgust, astuda samme, võtta riske ja uskuda endasse, isegi kui olud pole ideaalsed. Oodates, et aeg tuleb, jääme tihti oma hirmude vangi. Kuid tegutsedes ja olles avatud, ületame need hirmud ja loome elu, mis on tõeliselt meile omane. Lõpuks tuletab see ka meile meelde, et elu ei toimu tulevikus. See toimub praegu. Aeg ei peatu, et meid oodata. Seega, ärgem jääge passiivseks ja oodakem, et aeg tuleb, vaid tehkem selle asemel praegusest hetkest aeg, mis loeb, sest aeg ainult läheb. Ja meie oleme need, kes saavad sellele tähenduse anda. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!